Tere ja hästi tore, et meil on siin päris palju inimesi, hulga rohkem kui eelmisel korral ja loodame, et järelevaatamise leiavad inimesed veel ka üles selle arengukaartide mooduli. Maris on mul abiks, Maris aseb teid sisse, Maris edastab mulle küsimused, küsib või küsite ise kohe oma mikrofoni kaudu, kui tahate, iga hetk võib mind katkestada ja loodame, et need teemad kõik, mis arengukaartidega seoses on, saab läbi räägitud. Ja kohe alguses ütlen, et tegu on meil pooleli oleva projektiga, ehk siis osa asju on valmis, osa asju tuleb alles tegemisele. Kas kõik on korras, kõik näevad, mida nad peavad nägema? Maris? Ja mina näen väga hästi sind ja esitlus on täitsa käigus. Ma arvan, et teistel on sama pilt. Okei, selge, sa mõtlesin igaks juhuks üle kontrollida, sest ei tea kunagi. Nii, aga lähme siis. Kõigepealt igal asjal peab olema, mida kool teeb, peab olema mingisugune alus, mingi põhjendus. Ja arengukaartidel on see väga kenasti põhikooli gümnaasiumi seaduses olemas. On öeldud, et paragrahv 46 järgi koolijuht peab korraldama selle, et kõik tähelepanekud ja soovitused ja teenused ja tugi ja kõik muu peab olema koondatud individuaalse arengu järgmise kaardile. Nii et selles mõttes kool sellist kaarti peab pidama, mis vormis peab pidama, seda ei ole seaduses öeldud. Ja kui me hakkasime arengukaarte koostama, siis me leppisime kokku nii isekeskis kui ka koolidega, et meil tegelikult selle projekti esimeses etapis me kogusime päris mitu korda kokku päris mitme kooli tugispetsialiste ja teisi, kes arengukaartidega toimetavad ja tegime neile sellise prototüübi, millega nad said mängida ja mängisime neid paaril kokkusaamisel läbi ja korjasime kokku kõik need nõudmised ja nõuanded, mida siis kooli poolt tuli. Ja sellepärast see arendus siis selline saigi. Kõige tähtsam muidugi, kuna me räägime arengukaartidest, seal on andmeid, mis on tundlikud, siis kindlasti peab täitma kõik andmekaitsealaseid nõudeid. Juurdepääs, turvaline, logitud, tegevused kontrollitud, igaüks saab teha ainult seda, milleks tal õigus on. Peab olema lihtne kasutada ja kool peab saama ise määrata, milliseid vorme ta kasutada tahab. Ja võimalikult palju kasutada infot, mis on juba e-koolis olemas ja sidestuda sujuvalt e-kooli toimetamisega. Nii et need olid need põhimõtted ja nendest nüüd kohe siin räägin edasi ka. Et esimene etapp, mis sai septembris aasta tagasi valmis, oli siis tegelikult see, et me esimeses etapis koolile oma arengukaartide malli lisamist ei lisanud, vaid panime kõigile koolidele kooli keeles üles väike malli, ehk siis Rajaleidja individuaalse arengukaardi vormi ja sinna panime siis paika ka väike rollid, et klassijuhataja, koolijuht ja tugispetsialist on need tähtsad isikud ja lapsevanem peab loomulikult saama infot vaadata. Ja andsime siis võimalus igale õpilasele siis õpilase kaardilt profiili alt arengukaarte lisada, infot lisada, muuta, kustutada ja lapsevanemate teavitus oli hästi tähtis osa, et enne seda me käiku ei pannud, kuigi lapsevanemate teavitus oli olemas ja samuti logid, nii et algusest peale me oleme logimise põhimõtet järginud. Ja tegelikult koolid juba päris hästi asusid arengukaarte koostama ja teises etapis, siis, mis sai veebruaris just enne seda, kui me kõik koju läksime, tegime siis tegelikult mallide lisamise, ehk siis kool saab teha oma malle oma kaartidele ja samuti siis saab arengukaartidel muuta neid sektsioone, tähendab õigusi igale üksikule kaardi osale, et me oleme kaardi jaganud sektsioonideks ja iga sektsiooni me haldame eraldi, ehk siis sinna saab lisada oma õiguseid ja selle kohta me kogume logisid.
ja samuti trükistiilid, nii et need teemad me kohe vaatame kõik üle. Nii, uue kaardi lisamine on siis, käib õpilase kaardilt profiilist eeldefineeritud mallid ja esimeses etapis, ehk siis praegult saab lisada kaarte ühele õpilasele korraga. Ja mis siis me edaspidi tahame teha, ehk siis kolmandas etapis on siis see, et kaardi avamine grupile õpilastele ja kaartide sulgemine, ehk siis seda kaarti ei saa enam õpetajat täiendada. Just selle kaartide sulgemist on nüüd siin sügisel päris mitmelt poolt küsitud, et vabandame, praegult veel ei saa. Sest mis juhtus, õpetajad lisasid õpilastele päris mitu kaarti, ka need näiteõpilased, keda ma kohe nüüd avama hakkan, nendel on neid kaarte päris mitmeid, aga neid päris hetkel kinni panna veel ei saa. Kui ma nüüd lähen oma e-kooli, mul on siin selline kena kassisaba kool. Võtan näiteks esimese klassi. Võtame Anni Luud, tundub hea laps olevat. Tema profiili all on valik arengukaardid ja Annil ei ole veel mitte ühtegi arengukaarti. Et see on see seis, kust õpetaja läheb kaarti lisama. Lisa uus kaart. Kassisaba koolis on 2 erinevat kaarti, õpilase individuaalse arengukaart, sportliku arengukaart. Tahame Annile lisada sportliku arengukaarti ja sellega ongi kaart tegelikult lisatud. Et see sama väike viivitus, kuni see kaart kirjutatakse, see ongi see, mis paneb õpetajad lisa uut kaarti vajutama. Ja siis on siis näha, millal seda kaarti on muudetud. Ja kaarti lahti võttes on siis näha Anni vanemad, Anni muu informatsioon ja tühi kaart, kus ei ole veel sisse kantud mingit informatsiooni. Nii, kui ma nüüd lähen tagasi Kassisaba kooli esimesse klassi, siis Matilda profiilis on mul ka arengukaardid. Ja siin tegelikult Matilda kaarte, eks ole 3 tükki, nad on siit ühtemoodi. Eelmise koolituse käigus siis Matilda sai endale mitu kaarti, et nende kaartide sulgemine ja kokkukorjamine ei ole praegult veel võimalik. See oli siis arengukaardi lisamine. Nüüd, kui kaart on lisatud, siis saabki seda kaarti täitma hakata ja iga see avamine ja muutmine, kustutamine, see kõik logitakse ja kui ma nüüd lähen tagasi siia, läheme tagasi Anni kaardile. Nii, Anni oli, jah. Anni profiil, arengukaardid, see esimene kaart, sportlik areng. Ma olen tegelikult talle klassijuhataja ja koolijuht ja siin on see, ma ei logi, mul ei ole enne, kui ma olen midagi siia sisse kandnud. Nii. Ja sissekandmiseks on siis võimalik valida lisavastus. Nüüd seda, mis on juba sisse kantud. Lähen Matildale, sest Matildal on sissekanded olemas. Enne ma korraks segan sinna. Kuidas me kokku lepime, kui küsimus tuleb, kas ma esitan kohe siin? Esita kohe see küsimus, jah. Karmen on küsinud, kas pealkirju saab ka muuta. Näiteks soovib eristada esimese ja teise kooliastme kaarte, mõnel on otstarbekas. Pealkirju saab muuta niimoodi, et lisate uued mallid. Et malle saab olla mitu, et mallide juurde jõuame ja malli juurde saab teha ka esimese kooliastme malli ja teise kooliastme malli või lapsele siis teha 2 kaarti. Nii, kui nüüd on see
sisend juba olemas, siis klassijuhatajana, koolijuhina ma tegelikult näen kõigi õpetajate sisendeid ja saab juurde panna vastuseid. Vastuse lisamine, no nagu ikka vastuse lisamine, mul on siin üks artikkel parajasti käepärast. Nii. Ctrl C ja Ctrl V. Nii on võimalik teha enteriga lõike. On võimalik rõhutada mingit osa tekstist. On võimalik öelda, et see tekst on niimoodi ja on võimalik lisada ka tabeleid. Kuupäev, osalejad, teema, iganes ma olin praegult, ma olin koostöö koduga, paneme 1-1-2-0-2-0, vabandust, kõik arutasime, ja võin selle sama kopi siia ka teha. Nii. Ja kui ma olen nüüd selle oma sisendi üle vaadanud, siis ma võin tegelikult arvata, näiteks tuleb mul kell heliseb tundi, ma ei saa edasi minna, ma võin öelda, et salvesta mustandina. Ja nüüd on see info, mida ma siia praegu juurde panin, et see on tegelikult mustand. Ja mustandiga on siis selline lugu, et mustandit näeb ainult selle autor. Ehk siis mitte keegi teine peale minu, ükskõik millised õigused tal iganes on, siia Matilda kaardile tulles ja seda arengukaarti avades, seda sisendit ei näe. Nii et ma võin seda rahulikult kirjutada mitu korda, öelda jälle muuda ja jätkata siin, et 3-3-2-0-2-0 kõik ja õpin veel korra. Teen uue rea juurde ja võin uuesti mustandina salvestada. Nii et ma võin oma sisendit siin rahulikult mõelda, teha ja täiendada. Nüüd, kui ma olen kindel, et mul see sisend on valmis, ma näen siin näete ka mustandiga, siis ma võin öelda muuda ja ma saan siis tagasi kustutada või siis avaldada. Praegu ma otsustan selle avaldada. Ja nüüd see sisend tuleb teiste sisendite juurde. Nüüd, kui keegi muu on kirjutanud, näiteks Toomas Kuusik on kirjutanud siia, siis selle kohta seda ma muuta ei saa. Kui see on minu oma sisend, ehk siis mina ise olen kirjutanud, ma saan siia panna muuda ja teha uuesti siin kopi, öelda salvesta, tagasi mustandiks kord alustatud sissekannet ma enam teha ei saa. Ma võin ta maha kustutada ja uuesti lisada. Et selliselt ma saan siin kirjutada. Et arengukaardi täitmine, et on infoväli ja õiguste kohta me räägime kohe, iga kasutaja saab oma vastuseid muuta või kustutada ja logid on siis need, mida iga selle tegevusega kogutakse, logist ma kohe näitan. Ja mida me tahame siin edasi teha arengukaardi täitmise juures on siis tegelikult see, et igale sektsioonile saab lisada faile ja nii palju faile, kui just vaja on. See on see tegevus. Nüüd ma olin siin praegu koolijuht ja klassijuhataja ja ma sain kõiki asju teha, aga kuidas õpetaja saab arengukaarti täita? Et seal oli ka selline punkt nagu aineõpetajate tähelepanekud. Et mida õpetaja teha saab. Esmalt ma lähen sellele kaardile tagasi ja näitan siin aineõpetajate tähelepanekuid, et küsin üles kerida, et siia olen mina kirjutanud, Jaan Kaasik kirjutanud, Julia Kaasik, Katariina, Adele, Mari Muulakas, igasugu õpetajad on siia oma sisendid pannud. Nüüd selleks, et asi natukene selgem oleks, login ma uuesti sisse õpetajana. Ma login sisse aineõpetajana
aineõpetajale on antud õigus seda arengukaarti täita. Klassisaba kool. Matilda oli esimesest klassist, nii et ma pean võtma lahti esimese klassi päeviku. Ma olen matemaatikaõpetaja seal. Võtma lahti Matilda. Ja siin on arengukaardid. Ma näen, et Matilda kohta on avatud 3 arengukaarti. Ja ma näen siin tegelikult andmeid. Ja ma ei näe nüüd siin kaardil kodu ja kooli koostööd. Ja ma ei näe siin kaardil seda esimest sektsiooni, mis iganes see oli, et vist eelnev õpitee või midagi muud sarnast. Ma näen siin ainult aineõpetajate tähelepanekuid ja ma näen siin ainult ühe ainsa õpetaja tähelepanekuid. Ehk siis iseenda oma. Ja ma ei näe siin logisid. Ma ei saa muuta õigusi, ma näen, et lisada saavad koolijuht, õpetaja, klassijuhataja, aga näevad koolijuht, lapsevanem, klassijuhataja, tugispetsialist. See tähendab, et õpetaja ei näe, mida siia on lisatud, välja arvatud seda, mida ta ise on lisanud. Okei, panen uue vastuse. Ma panen siia selle sama vastuse ja ütlen salvesta, mustandina salvestama ei hakka, avalda, et nüüd ma näen 2 õpetaja sisendeid ja saan neid muuta, saan need vajadusel kustutada, kui ma tahan. Nii et kui te annate arengukaardil samad aineõpetaja tähelepanekud või mõne muu sektsiooni täiendamise õiguse aineõpetajatele nii, et nad saavad sinna lisada, aga nad ei saa seda näha, siis tegelikult tulemus ongi oodatav, ehk aineõpetaja näeb ainult seda, mida tema ise siia kaardile sisse kandnud on. Ja sellega on siis aineõpetaja osa läbi. Lähen tagasi. Lähen siis tagasi selle õigustega rolli juurde, et vaadata, mida me siin edasi teha saame. Nii, et nagu ma ütlesin, menüüpunkt arengukaardid, 7 sektsioone, ainult enda sisendid. Ja sisend on siis kas mustandi avaldatud ja lihtsamad kujundamise võimalused, need on kõigile selged. Ja siin on stiilid ka, stiile ma ei rääkinud, aga põhimõtteliselt on see võimalik päris ilusaks teha. Nii, õigused. Et õiguste määramise juurde kohe läheme, et iga sektsiooni jaoks on siis olemas vaikimise õigused, ehk need, mida malli peal on määratud, nende juurde me kohe, kui malli hakkame tegema, siis ma näitan, aga nüüd iga konkreetse lapse puhul, iga konkreetsel kaardil, iga sektsiooni jaoks saab siis teha oma õiguste jaotuse ja õiguseid on siis 3 moodi. Saab lisada vastuseid, ehk siis kaardile kirjutada, näeb kõiki vastuseid, ehk siis saab seda sektsiooni vaadata ja saab muuta õiguseid. Ja siin te näete, et koolijuhil rollis ei ole võimalik neid õigusi ära võtta või juurde panna, et koolijuht alati saab igale poole lisada, näeb kõiki vastuseid ja saab alati kõik kaardid ja kõik õiguseid muuta. Ja tavaliselt ka klassijuhatajal on hästi palju õiguseid, klassijuhatajalt võib võtta ära selle kaardile, selle sektsioonile vastuste lisamise õiguse näiteks. Samuti või sotsiaaltöötajalt ära võtta, administraatorile tavaliselt neid õiguseid antud ei ole, aga kui vaja saab. Nüüd, mida teha lapsevanemaga? Et õpetaja puhul me juba näitasime, eks ole, et kui saab lisada vastuseid, aga vastuste nägemise õigust ei ole, siis ongi olukord see, et õpetaja täidab kaarti, aga mis seal muud on, seda ta ei näe. Nüüd põhimõtteliselt on teil võimalik lapsevanemalt võtta ära õigus, mis tahes sisendit näha. Et kui te võtate, näeb kõiki vastuseid linnukes ära, siis tegelikult lapsevanem näeb, et lapsel on avatud kaart, aga ei näe seal ühtegi sektsiooni. Nüüd mõned koolid
on selle peale käsi plaksutanud, öelnud, et vaadata, et me tegelikult ei tahagi vanematega neid kaarte jagada ja võtame need õigused ära ja sellega ongi probleem lahendatud. Nüüd päris nii lihtne see ei ole, et kuigi vanem ei näe mingeid vastuseid, saab vanem siiski igal õhtul kell 6 teavituse, et tema lapse arengukaardile on lisatud infot. Lihtsalt see, et on lisatud infot. Ja kui siis vanem läheb arengukaarti vaatama ja sealt seda infot ei näe, siis ta võib tulla teile kooli olla pahane. Aga see on juba teie otsus. Et see võimalus on olemas igatahes. Nii, kuidas seda siis teha päris elus? Ma olen siin, ootan seesama Matilda kaardi, arengukaardid ja nüüd, kui ma selle kaardi lahti võtan, siis ma näen iga sektsiooni alguses Matilda kaardi, selle lugemine võib natuke aega võtta, et lisada saavad, näevad ja muuda, sest ma olen klassijuhataja, aineõpetaja tähelepanekud, sealt saavad muuda. Võtame, et nüüd on meil selline sektsioon, siin on, eks ole, Katariina Sibula äsja lisatud vastus olemas, nii koostöökoduga muuda. Et ma olen siin öelnud, et aineõpetajad seda sektsiooni ei näe, lapsevanemad saavad sinna lisada ja näevad kõiki vastuseid, sest koostöökoduga lapsevanemal võib olla õigus sinna oma sisendit juurde panna. Klassijuhatajad näevad, saavad lisada, loomulik, tugispetsialist näeb, saab lisada, loomulik. Ja kui ma nüüd näiteks võtan lapsevanemalt sellelt, tähendab, ma võtan konkreetselt Matilda lapsevanemalt konkreetse koostöökoduga sektsiooni täitmise õiguse ära, siis tegelikult see muudatus rakendub kohe. Ja mul on, ma võtan siit alt logid, siis on mul siin logis kirje eemaldas õiguse grupid lapsevanemad. Tähendab ka selle kohta, et ma olen õiguseid muutnud, tuleb logis see kirje. Nii. Ja kui ma panen lapsevanematele õiguse tagasi, siis see rakendub kohe, tähendab, te ei pea midagi salvestama, midagi kinnitama, see rakendub kohe ja logi lisas õiguse, et see õiguste lisamine ja eemaldamine on lihtne, näiteks spetsialistide konsultatsioonide soovitused, lapsevanem ei saa siia lisada, õpetaja ei saa siia lisada, tugispetsialist saab, klassijuhataja saab. Et sellisel nende 3 õigusega rollide kaupa saab asju muuta. Nüüd me ei ole siiani teinud seda, et mul oleks võimalik anda isiklikku õigust, näiteks, et mitte õpetajad ei täienda seda aineõpetajate tähelepanekute plokki, vaid õpetajad Kask ja õpetaja Kuusk. Et teised õpetajad seda teha ei saa. Reaalne elu on tegelikult selles, et kui õpetaja ei pea kaardi peale kirjutama, siis ta seda ka ei tee. Sest õpetaja ei tee asju, mida ta ei pea tegema. Aga kui nüüd ütleme, et te arvate, et muusikaõpetaja ei peaks täiendama Matilda kaarti, aga muusikaõpetaja tegelikult tahab Matilda kaarti täiendada lisaks matemaatika ja eesti keele õpetajale, siis miks mitte. Aga kui on ikkagi vaja, et konkreetne õpetaja täidaks seda kaarti, et seda praegult ei saa. Ja seda ei saa sellepärast, et kui ma nüüd ütlen, panen 50 kaardile õpetaja Kasele õiguse seda kaarti täiendada, ja õpetaja Kask läheb meil koolist ära, siis ma peaksin 50 kaarti läbi käima ja ütleme, et õpetaja Kase asemel täiendab seda kaarti nüüd õpetaja Kuusk. Et see on see probleem ja kuna seda probleemi peaks olema võimalik kuidagi nii lahendada, et kui õpetaja Kask võetakse personali nimekirjast välja, siis õpetaja Kask koheselt kaotab õiguse ka arengukaarti täiendada. Et kuna see on suhteliselt keeruline, siis me oleme praegult jäänud selle rollipõhiste gruppide juurde. Ei ole enam õpetaja, ei näe enam kaarti, ei saa enam seda täiendada. Et see on see õiguste määramise loogika. Ja nagu te nägite, ka õiguste määramised logitakse. Nii. Nüüd teine
osa on siis logid, et ma korraks seda logi juba lahti võtsin, et see on iga sektsiooni all, selle sektsiooni kohta vaikimisi avatakse viimased 5 tegevust ja kuidas nüüd see vaatamiste logi kokku kogutaksegi sellega kokku, et kui mul on õigus seda sektsiooni täiendada või vaadata ja ma login, avan selle õpilase kaardi, siis me eeldame, et sa oled selle sektsiooni näinud. Nii et seesama õpetaja Katariina kaardi avamine ei peaks tegelikult olema logitud esimeses ja viimases sektsioonis, aga peaks olema logitud keskmises sektsioonis. Ja logid on siis iga sektsiooni kohta, aineõpetajate tähelepanekud, näita logi. Viimased tegevused, Katariina Sibul lisas vastuse, seda me siin koos tegime, millise vastuse, ma saan selle lahti võtta, vaadata. Mari Muulukas muutis vastust, see on see vastus, ma tahan näha, milline see vastus enne oli. Nii, Mari Muuluka eelmine vastus oli siin. Uus vastus on natukene pikem. Adele Kadakas kustutas oma vastuse ära, mille ta siin enne lisas. Adele Kadakas muutis vastust. See on eelmine vastus. Lisas vastuse, see on see vastus. Ilmselt ta siis kustutas selle maha. Ja kui ma nüüd ette näita vaatamiste logi, siis näete, need vaatamised tulevad siia selle 2 vahele, eks ju, et mul on Katariina Sibula vaatas vastust, vahepeal Katariina Sibul, Toomas Kuusik vaatas, Julia Kaasik lisas ja seda Julia vastust on ilmselt näinud siis kõik need, kes sellest vastusest eespool on. Nii et see logi on päris täpne. Ei taha enam seda näha. Siis nii, ma nüüd see kõvasti lahti teinud. Vaatamiste logi maha. Peida ja kuva vahe. Ja siis on siis peida logi ka, et ma saan see logi kokku panna ja iga hetkel lahti võtta. Et selliselt see logi siia koguneb ja iga hetk on siis näha kõik see, mida keegi selle konkreetse arengukaardil on teinud. Trükkimine, et seda me nüüd eraldi enne ei ole välja toonud, aga nüüd mõtlesin, et võiks ikka tooma seepärast, et trükkimise kohta on küsimus, et küsimus on tegelikult selles, et kuidas ma annan selle kaardi e-koolist välja. Ja kui me seda koolidega arutasime, siis nad ütlesid, et tegelikult ei ole vaja mitte mingisugust automaatset ülekandmist ühest koolist teise või koolist Rajaleidesse või kusagil sellisesse kohta, vaid on täiesti piisav sellest, kui see kaart saab välja trükitud ja see välja trükitud kaart siis saab edasi antud sinna, kuhu just vaja. Nii et iga kaardi alguses on nupp prindi ja see prindi nupp siis olenevalt siis printerist on siis teil erinevaid võimalusi. Ja kaardil on lisatud trükistiilid ja mida nüüd me tahame selle trükkimisega teha. Et me selle trükkimisega tahame teha või seda, et oleks võimalik valida, mida trükkida. Ehk siis kas eelnev õpidee trükkida või mitte. Kui trükkida, siis kõik, mis siin on sellele konkreetsele vaatele nähtav. Aineõpetajate tähelepanekud, trükkida mitte. Kui trükkida, siis kõik. Nii et kõik see, mis nagu teile lubatud on, saab igaüks trükkida PDF-i printerisse, nii nagu just vaja. Ja saab siis lapsevanem selle trükkida ja edasi anda. Nüüd lapsevanema küsimus kohe tuleb. Kuidas siis lapsevanem kõike seda näeb? Mul on siin lapsevanem ka. Nii, nüüd ma olen siis Matilda lapsevanem.
õpetaja küll ka, aga hetkel siis lapsevanem. Nii, ja Matilda lehel on siis kõik, mis Matildaga seotud, Matilda profiil ja Matilda arengukaart. Nüüd Matilda on mul juba tubli laps, ta õpib 3 koolis. Nii et kui on 3 koolis, siis Kassisaba koolis on kaart olemas, teistes koolides vist ei ole. Ja samamoodi nüüd, kuna ma olen ka klassijuhat või tähendab koolis rolliga, siis ma saan öelda, et lisa uus kaart. Aga muidu seda ei ole, aga prindi on täpselt samamoodi olemas. Ja need kohad, mis mul siis lubatud näha on, need on mul olemas. Ja siis saab siia lisada oma vastuseid. Et see on siis lapsevanema vaade selle sama asja kohta. Nüüd edasi. Nii, mallid, et see oli siis selle kaart õpilase kaardi pealt saab siis arengukaarte lisada, arengukaarte täiendada, avada ja õpetaja saab siis teha päevikust oma kaardi jaoks. Ja tegelikult koolijuhi jaoks on siis koolides nüüd üks uus menüüpunkt arengukaardid. Ja nüüd arengukaartide, tähendab mallide tegemine on koolijuhi ülesanne või rolliõigustega seotud. Et mul võib olla siin mitu kaarti, tähendab mitu kaardi malli. Nad on siis kas avaldatud, ma saan teda muud lahti teha, et vaadata, kuidas see kaart mul on, mis siin kaardi peal on. Ja nüüd iga kaardi taga on siis tegelikult avaldatud kaartide loetelu. Ja siit ma saan ka kaardi lahti teha. Nii et kui ma nüüd võtan, et mul on siin 1. klass ja ma näen siin Matilda kaarte, Matilda ja Aleksander Kaari kohta. Nüüd on küsimus, miks mul ei ole siin seda kaarti, mida me just juurde lisasime. Sellepärast ei ole, et see kaart oli teise malli järgi, sportliku arengukaart, Anni Luud on siin täiesti olemas. Et selles mõttes on need kaardid lihtsalt nii leitavad. Ja samamoodi siis te näete, et kui palju ühel või teisel malli järgi kaarte lehtud on. Ja lisa uus mall, uue malli nimetus, sektsioonid, lisa uus sektsioon, katkesta. Nüüd selles koolis tegelikult ma avaldasin sportliku arengukaarti ära. Ma lähen teise kooli, Pisisaare kooli, arengukaardid, mallid. Pisisaares on mul 71 avaldatud kaarti ja sportliku arengukaart on meil avaldamata. Ja siin taga on pliiats. Ma võin muuta iga osa Pisisaare koolile, salvesta. Ma võin muuta vigu, palun pane tähele, õpilaste erilised vajadused, kirjutage palun siia, aga ärge lisage eriliigilisi andmeid. Ja salvesta. Nüüd on see sektsioon muudatud. Ma enam ei taha seda kustuta. Sportlik areng, märkmed arengu kohta, sportlike saavutuste kohta, saavutused spordis, osalemine treeningutes, lisa uus sektsioon. Nii. Tervislikud eluviisid. Lühikirjeldus. Palun märkige siia, milliseid häid või halbu harjumusi õpilasel on.
Ja nüüd ma saan öelda, et lisada saavad, et kes saavad see tervislik eluviisi sektsiooni täita, muuda. Et nüüd kõigile õpilastele, kellel avatakse see sportliku arengukaart, ma saan nüüd öelda need, kes kindlasti peaksid seda sektsiooni täita saama. Nii, lapsevanemad täidavad ja näevad. Klassijuhatajad täidavad ja näevad. Tugispetsialist täidab, aga ei näe. Õpetajate asi see ei ole ja peale salvestamist on siis need muudatused tehtud. Osalemine treeningutes, koolijuht, tugispetsialistid, lapsevanemad, tugispetsialistid ja treeningutest midagi. Aga võib-olla on hea näha, et siin on midagi tehtud. Ja peida. Et niimoodi te saate selle malli kokku panna vastuseks nüüd esimesele küsimusele, et kui te tahate erineva sisuga kaarte 2 kooliastmele, siis jah, te peaksite lisamagi 2 kaarti, et üks on nagu algkoolikaart, kus siis on natukene võib-olla teised sektsioonid kui siis põhikoolikaardil. Lisa uus sektsioon või kustuta kogu see algatatud mall hoopis maha. Ja kui ma panen nüüd siia linnukese, siis ma palun see kaart avaldada, aga ma seda kaarti praegu avaldada ei taha. Et ma saaks ka kellelegi teisele sellest natukene rääkida. Ja mallide arv ei ole kooli jaoks piiratud, et teete nii palju, kui te iganes seda soovite. Ja mallide nimekirjas on siis otsing klassi õpilase nime järgi, et õpilase perekonna nime järgi. Mul on siin 71 avaldatud kaarti. Et neid on siin päris kõvasti. Meil on üks viga, et see õpilane, kui õpilane ei ole enam aktiivne, kui ta on koolist või on eelmise õppeaastasse koolist ära läinud, siis tegelikult jääb järgi see sisu, selle õpilasel, kui seda ei olnud. Aga tema nimi läheb kaduma, et see mitteaktiivsete puhul jah, et see viga tuleb meil veel ära parandada. Et see on siin selline viga. Nii. Aga 10. klass. Nii. Ja siin on siis erinevaid lapsi ja näiteks ma tahan perekonna nime järgi käib filtreerimine. Et 10. klassis Gabriela kaardid on siis erinevate inimeste poolt sisestatuna siin olemas. Nii, ja sellest ma juba korra ütlesin, aga kordamine on alati kasulik, lapsevanema informeeritus. Et tegelikult kõigi selliste õpilasega seotud asjade juures me informeerime lapsevanemat. Informeeritus muidugi, ma näen praegu kirjaviga. Et kui lapsega seotakse tugispetsialist või kui seos eemaldatakse, lapsevanem saab teate, kui lapse kaardile, see on siis tavalisele kaardile profiili all on lisatud dokument või koolimärge ja näeb neid nagu kool, saab teate, kui lapse arenguajalt on lisatud info ja kui kool on lubanud, siis saab kooli poolt määratud sektsioone täiendada, õigusvastuseid lisada. Nii et lapsevanemad kogu kõigi nende arengukaartide ja muude asjade idee ju ongi selles, et vanem oleks informeeritud sellest, mida kool tema lapse kohta, tema lapse aitamiseks ette on võtnud või kui on väga hea õpilasega tegu, et kui tubli laps tal tegelikult on. Nii, ja 3. etapp, ehk siis need tegevused, mida me planeerime, et personaalsed õigused, personaalsete õiguste siis haldamine nii, et need oleks võimalikult lihtne eemaldada. Samuti praegult me paneme vaikimisi kooli andmed kaardile, ehk siis õpilase ja vanemate andmed, aga näiteks võib-olla sportliku arengukaardile vanemate andmed ei ole vaja, et siis saaks valiku teha. Ja see, et mul enam malli vaja ei ole, et ma võtan ta kasutusest ära, et see samamoodi. Ja arengukaardidel poolt siis personaalsed õigused sektsioonidele, failid
kaardi lisamine õpilase grupile, näiteks seesama sportliku arengu kaart, tulevad lapsed esimesse klassi, lisame kogu klassile selle kaardi, ei pea ükshaaval õpetaja neid juurde panema, sektsioonide valik ja kaardi sulgemine ja uuesti avamine. Ja avatud kaartide aruanne, see nüüd enam väga vajalik ei ole, sellepärast, et seda avatud kaartide hulka ju tegelikult näeb seal arengukaartide lehel. Nii, et see oli siis see ülevaade neist arengukaartidest. Enesel on üks küsimus ka. Jaa. Et kui on eelmisel õppeaastal tehtud arengukaart, mida soovitakse kustutada, et kuidas seda saaks teha? No seda ei saagi praegu teha. Et see kaardi sulgemine, kaardi kustutamine ilmselt ei saagi olla võimalik, aga kaardi nagu sulgemine, et seda enam ka täiendada ei saaks, et see aktiivsest kasutusest äravõtmine. Sest kaardi kustutamine eeldab, et me kustutame kogu see info, mis seal peal on. Aga kaardi sulgemine ei ole praegu võimalik. Nii, aga kui rohkem küsimused hetkel ei ole, siis aitäh, Katrin. Lõpetan salvestamise ära.